Tiiger filmib president Jussi. Kes teab, mis päev on 24. veebruar? Jah, Reet. See on Eesti Vabariigi sünnipäev. Eesti Vabariik saab sellel aastal 91-aastaseks. See on lipupäev ka. Tubli, aga mida president sellel päeval teeb? Palun, Jesper. President kutsub siis palju tähtsaid inimesi endale külla. Just, president teeb vastuvõtu. Minul tuli selline mõte, et me võiksime sellel aastal koolis ka samasuguse vastuvõtu teha. Mina tahan olla president. Ja mina tahan olla presidendi proua. Väga hea. Juss, mis sa arvad, kas su väike vend tahaks teadustaja olla? Kindlasti. Järgmises tunnis räägin ma teile täpselt, kuidas see päev hakkab välja nägema ning mida tuleb kellelgi teha. Kas sa oled kunagi presidendi vastuvõtul käinud? Muidugi mitte, aga ma olen seda telekast näinud. Mul on igav. Mängime midagi. Mängime presidendi vastuvõttu. Arr! Tere lapsed! Tere, Tiiger! Kas lähme jälle tehnud džunglisse? Lähme jah, ma näitan teile seal, kuidas filmi teha. Kas sina oskad siis filmi teha? Või veel, ma oskan ise ja ma võin seda kõikidele lastele ka õpetada. Aga me pidime ju vastuvõttu mängima hakkama. Väga hea, võtke mänguasjad kaasa ja teeme nende abil filmi. Arr, mulle kohe meeldib filme vaadata, aga veelgi rohkem meeldib mulle filme teha. Mõmmi, mis sina arvad, mis on filmi tegemise juures kõige olulisem? Võib-olla peab hea kaamera olema. Minu telefonis on ka kaamera. Meil peab olema see, mida filmida. See on kõik õige, kuid midagi on veel vaja. Selleks, et filmi oleks pärast vahva vaadata, peab film mingit lugu rääkima. See tähendab, et filmil peab olema stsenaarium. Enne kaamera tööle panemist tuleb välja mõelda, millest meie film räägib. Me peame teadma, mis filmis juhtub ning kes filmis osalevad. See on kõige tähtsam. Me tahame presidendi peost filmi teha. Jah, ja just on president. Väga hea, nüüd tuleb välja mõelda, millist filmi te tahate teha. Näiteks joonisfilmi puhul tuleb kõik tegelased ja tegevuskaadri kaupa üles joonistada. Aga filmis võite ka ise osaleda, siis filmitakse teid endid üles. Aga oma mänguasjade abil saate teha hoopis nukufilmi. See on nagu mängufilm, kus te ise osalete, ainult et te saate filmida oma mänguasju ja neid liigutada. Filmimine on päris raske töö. Tuleb olla kannatlik, sest mõnikord peab ühte ja sama kohta mitu korda uuesti filmima. Aga samas on filmi tegemine väga lõbus. Ja hakkame juba pista. Ja need kutsub presidendi paar. Teeb kõik. Esimese klassi õpetaja Helle ja koolikäed rektor Sandi. Härra Ott, koos abikaasaga ja lastega, mõmmi isa, emme, mina ja mõmmi. Trelli Marita ja noor Alla Ehver. Prelli Reet ja noor härra Raidu. Kallid Eesti lapsed, palju õnne kõigile meie riigi 91. sünnipäeval. Kahjuks pean ma täna rääkima teiega hoopis tõsisemal teemal. Praegu on Eestis rasked ajad. Suured inimesed ütlevad selle kohta majanduskriis. Meie vanematele tähendab see pikemaid tööpäevi. Mõned inimesed jäävad aga mõneks ajaks hoopis ilma tööta. Ja need kutsub presidendi paar. Teeb kõiki vaiside. Mida see majanduskriis teile, lapsed, tähendab? Võib-olla hakkate saama natuke vähem taskuraha ja mõned mänguasjad jäävad poeriiulile. Vahel on emme-tissid mures või kurvad, kuid te saate neid päris palju aidata. Väike kallistus
ja pikk pai, kiitus ise valmistatud toidu eest või koguni oma toa ise ära koristamine teevad vanematel palju rohkem rõõmu kui kunagi varem. Lapsed, kui me koos otsustame, et saame ka rasketel aegadel hakkama, toetame oma vanemaid ja oleme lasteaias ning koolis tublid, siis sulavad suured mured väikesteks ja kaovad hoopiski. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi. Kui soovid, et ka sinu koolis õpetataks filme tegema, siis kliki siia.